Ilusat emakeelepäeva! Iisaku Kihelkonna muuseum tahaks teile selle päeva puhul tutvustada meie viimati välja antud raamatut, kui fotod olid mustvalged, Iisaku kui rohi oli rohelisem. See raamat on kirjastatud Iisaku muuseumi sõprade seltsi abiga ja kokku on selle pannud Sander Sabolotni. Ja ma loeksin teile siit mõned natukene lõbusamad katkendid vanadest ajalehtedest, mis siia raamatusse niimoodi kokku kogutud. 1908. aastal on avaldatud selline väikene artikkel, kuhu sisse põimitud pisikene lõik ühest Iisaku mehest, kes kirikuherra palvele läheb, et see tema haige naise eest palvet teeks. Kas naine on nurgavoodis, küsib kirikherra. Ei ole voodi nurgas, voodi on keset tuba, nurgas on valutikaraippeid palju, vastab mees. Või siis teine tore lugu 1914. aastast, kus on kirjeldatud, kus Iisaku asub metsade ja käänuliste teede juures ja kui kaugel ta Jõhvist asub, kurdetakse sellegi pärast, et kuigi siin on väga kuiv ja kosutav õhk, asub see liiga kaugel kodumaa, suvitusvõõraid siia kokku saada oleks väga keeruline, kuna see asub Jõhvi Vaksalist oma 33 versta kaugemal. Nii. Probleemiks on ka suur venestamispoliitika. Kurdetakse selle üle, et kooli inspektorid on arvestanud neid koolidirektorid, kes on vene rahvusest ja Eesti omasid sugugi omaks ei taha tunnistada. Ja mis veel väga suur probleem on, loen nüüd täpselt, et mitte eksida, Iisaku elanikude hulgas paistab iseäranis silma joomine. Pean tunnistama, kirjutab ajakirjanik, et ma kusagil kodumaa nurgas ränka joomist pole tähele pannud kui Iisakus. Kord viis minu lähes lapse ristsete puhuks monopolist üks mees viina koju ja tähendas ise seal juures, et üsna pisikesed ristsed on tulemas. Ja talle laoti tervelt 44 poole toobilist välja. Pärast järele kuulamist sain teada, et Iisaku perekonnapidudele viina harilikult lausa pangede viisi kantakse. Ja täielikult muretsetud on ka selle eest, et viin kergesti kättesaadav oleks. Iisaku vallas on praegu lausa 3 kroonu viinapoodi käimas. Iisaku Alevis, Kauksis ja Uhekülas. Peale selle asub üks pood veel Pühtitsas. Ja see on Iisaku Alevist umbes 15 versta kaugel ja lisaks on veel palju sala viinamüügi kohtasid. Nii. On probleem ka samal aastal selle üle, et Iisaku elanikud lootsid väga, et Iisakusse tuleb Moskva-Tallinna raudtee ja ootasid väga selle eelnõu heaks kiitmist. Alevikust aeti juba sihtki valmis, Vaksal pidi otse vallamaja taha tulema, aga lootus läks luhta. Smolenski-Tartu tee otsustas Moskva-Tallinna tee saatuse ja iisaklastel jääb nüüd üle ainult oodata midagi muud. Lisaks on meie raamatus veel kirjas väga toredaid sõnumeid armastuslugudest, kus noored armastajad otsustasid koos ennast ära tappa ja jõid kastoorõli, kui isa ei lubanud neil koos olla ja abielluda viisakalt. Õnneks sellest kastoorõli joomisest suurt pahandust ei tekkinud, ainult natukene kõhuvalu ja ehk ka kõhulahtisust. Siin on eraldi artikkel selle kohta, kui võimsad mehed on Iisakus ja kellel kui palju on varandust. Kiidetakse ühte tõsiselt tubli põllumeest ja jahusaeviski omanik Aleksander Õuna, kes ütleb endal Eesti papreid nii palju olemas, et kui ta selle hunniku otsas istub, siis tema jalad lausa ei ulata põrandale. Nii et rikkaid ja tublisid inimesi ja ka veidi naljasoonega on siinkandis kogu aeg olnud. Raamat on päris tõhus ja mahukas, nii et kui te seda tahate lugeda meie heas eesti keeles, palun.